Tere! Ma olen setokõnne, aga kõnõrli tämpäkuda abja kuulin mulgi kiilt ja kultuuri õpitakse. Miks on tarvis mulgi kultuuriga koolis tegelda? Paikkondlik identiteedi olulisemaks muutumine üle ilmastuvas maailmas. Noorel inimesel on tarvis millegagi või millegi kaudu määratleda. Hea ja turvaline on end määratleda oma kultuuri kaudu, mis on sind juba lapsepõlvest saadik ümbritsenud. Väärtussüsteemi kujunemine ja kujundamine lastel ning noortel. Mingis eas kujuneb noortel väärtussüsteem välja. Võetakse teatavad väärtused omaks, mida tulevikus täiskasvanuna hakatakse alal hoidma. Tähtis roll on nii õpetajatel kui koolil, veelgi enam aga kodul. Tugev kogukondlik kuuluvustunne aitab elus paremini hakkama saada. Kui olen paikkondlikud väärtused omaks võtnud ja tunnen end selle kogukonna liikmena, on mul elus lihtsam hakkama saada. Põlvkondade tarkus loob noore inimese ümber turvalise keskkonna. Abja gümnaasiumis toimub mulgikultuuriloo õpetamine gümnasistidele alates 2019. aastast. Mulgikultuuriloo tunnid toimuvad meil kõikides kooliastmetes alates 2022. aastast. Praegusel õppeaastal 2., 5., 8. ja 10. klassis. Mulgi teemad on lõimitud võimalikult paljudesse ainetundidesse. Koolivormi kanname juba 2022. aastast. Meie koolis toimub igal aastal mulginädala tähistamine. Mulginädala ajal on aulas avatud fotonurk, kus saab teha mulgiriietega ja mulgiteemalisi fotosid. Mulginädalal toimuvad ka erinevad töötoad. Sel õppeaastal oli algklasside lastel võimalik teha pakutrükitehnikas mulgi arhailiste sümbolitega seljakotte. Lisaks töötubadele on traditsiooniks saanud ka mulgi viktoriin 5. kuni 12. klassi õpilastele. Alates 2020. aastast toimub Mulgimaa põhikoolide õpilaste mälumäng 5. kuni 8. klassi õpilastele. Annab see siis pealkirja Nuputa välla. Toimunud on 4 hooaega, osa on võtnud üle Mulgimaa 5 kooli, kokku 8 võistkonda. Eesmärgiks on innustada õpilasi lugema Mulgimaa teemalist kirjandust ja ajalehte Üitsainus Mulgimaa. Mälumängu küsimused koostavad Mulgimaa raamatukogude töötajad, ajalehe küsimused paneb kokku Kristi Ilves. Mälumäng seob koolinoori mulgi keele ja kultuuripärandiga. Kõik need 4 hooaega on Abja gümnaasium olnud esindatud 2 võistkonnaga. Mulgi temaatika kajastub ka kooli sündmustel. Tänavusel teatripäeval etendasid 5. B-klassi õpilased mulgi teemalisi sketše. Meil on ka väga hea koostöö kogukonnaga. Kevadeti käime kohalikes asutustes õppekäikudel. Traditsiooniks on saanud mulgi rahvarõivastega tutvumine ja selga proovimine MTÜ Mulgi Ukuvakas. Abja päevakeskus on koolile tore koostööpartner, kes on korraldanud õpilastele mulgitoidu töötubasid. Fotodel on 10. klassi õpilased, kes käisid päevakeskuses tutvumas rahvarõivastega ning õppisid mulgikorpe küpsetama. Abja gümnaasium on saanud toetust Eesti Rahvakultuuri Keskuse Mulgimaa pärimuskultuuri meetmest. Tänu toetusele oleme saanud korraldada õppekäike ka kaugemale.
kool on lähtunud õppekäikude planeerimisel põhimõttest, et õppekäigu saaksid kindlasti need klassid, kus on käimas mulgikultuuriloo tund. Õppekäikude kaudu kinnistatakse klassiruumis õpitut. Meie õpilased on käinud MTÜ Lilli looduskeskuses, Mulgi savikojas, Heimtali muuseumis ja tutvumas Helme kihelkonna vaatamisväärsustega. Meie õpetajad osalevad aktiivselt Mulgi Kultuuriinstituudi poolt korraldatud mulgikeele koolitustel. See on õpetajatele suurepärane võimalus süvendada ning täiendada oma mulgikeele alaseid teadmisi, kohtuda kolleegidega teistest koolidest ning tutvuda erinevate Mulgimaa koolidega, kus koolitused parasjagu aset leiavad. Esimene foto on Tarvastu käsitöökojas Mulgi tanu sidumine ja teine foto Abja gümnaasiumis. Koolil on hea koostöö Mulgi Kultuuriinstituudiga, kes on meile taganud vajalikud õppematerjalid igaks õppeaastaks ning olnud oma nõuannetega meile alati toeks. Aitüma kullamast ja Abja gümnaasium võtab hea meelega uusi õpilasi 10. klassi vastu.